Tere, minu nimi on Kirell ja teil tekib küsimus, mis toimub? Toimub see, et praegu on meil detsembri algus ja on aeg tegelema hakata driftikaga, sest mootor vajab hoolitsemist ja talve hoiustamiseks on ideaalis vaja mootor välja võtta, vaadata üle, mis ja kuidas ja siis teha plaan juba kevadeks, et mida on vaja autoga teha. Alustame siis sellest, et võtame mootori maha sealt ja tegutseme.
Kell on küll juba õhtu, aga mootor on lõpuks käes, läheb nüüd pukki ja siis hakkame vaatama, mis ja kuidas. Kindlasti on saaled, kindlasti on veel midagi, kindlasti on turbo ja on palju asju veel, aga kõik see selgub juba, ma arvan, mõni teine homme. Täna me lihtsalt võtsime mootori välja. Aega kulus reaalselt väga palju tunde, aga eks see ongi esimest korda võtsime meie selle sealt välja. Meil on täna täpselt 15. märts, mis tähendab seda, et on 3 kuud eelmisest klipist möödas ja lõpuks alustame, toimetame, tuleb ka mu töökaaslane, kes tegeleb keretöödega. Meil on väiksed probleemid kannudega. Tuleb vaatab, võib-olla saame kohe venitada, vaatame, mis sellest tuleb ja kaua see aega kõik võtab. Mootor on seal, tegeleme mootoriga ja 6 aja pärast on esimene sõit. Ühesõnaga, kolleeg käis siin, mõõtsime kõik ära, meil oli arvamus, et kannud on omavahel kuidagi lahku läinud. Aga peale mõõtmist selgus, et kõik on ideaalne, et mõõtsime diagonaale, punkte, igate pidi, kõik on super. Käisime igaks juhuks, võrdlesime ka teise 36 pealt, kõik on sama. Ja rääkisin, või kirjutasin drifti chati, et kas on kellelgi mingeid kogemusi sellega ja öeldakse, et kas paljad väsivad ära, kas need pesad siin nagu painduvad läbi või võib olla asi käppades. Ei tea, on vaja osta paljad, on vaja osta käppad ja siis hakata vaatama, võrdlema, mis, kus, kuidas. Aga tähtis on see, et kerega on kõik hästi. Et sellega meil on siis vähemalt üks mure vähem, kuigi me olime 100% kindlad, et amordikannud on omavahel kokku läinud. Ei, seega vaatame, mis me edasi teeme. 19. aprill on esimene sõit, äkki jõuame. Täna on meil 22. aprill ja lisaks driftikale majandume ka natukene autopargiga. Siis meil on mõned autod, mis viime hoiuparki, ütleme nii. Et minu talvekas, võistlus Samurai, Vitaliku isa Samurai ja võib-olla midagi veel. Lähme viime ära need siis, ajame üldse välja, kas üldse käivituvad, see on teine küsimus. Nagu näete, autol on kleepsud. Ise tegin. Seega, kui sinul on vaja mingit kleepsu, siis kirjuta mulle ja ma teen sulle kleepsud valmis. Ma ostsin endale masina, kuna kulud kleepsudele, näiteks need AKZ Motors kleepsud või üleüldse KZ89 kleepsude kulud on olnud nii suured, et ma lõpuks ostsin endale masina, et ise teha neid. Seega, kui sul on kleepsu vaja, siis minu käest saab välja trükkida ma ei saa, mis tähendab seda, et perepilti ma sulle välja trükkida ei saa, kleepsuse sellest ei saa, aga mingid logod, nimed, nimetused, fraasid, laused, pildid, kõike saab. Seega kirjuta mulle julgelt Facebooki või Instagrami või meilile ja teeme ära. Ja kui kleepsude eest on vaja arvet, siis arvet saab ka, don't worry. 4. seeria on müügis, kui sul on vaja 4. seeriat, palun väga, Hispaaniast tulnud, 3-liitrine diisel. Käisin eile Kevin Pesuri juures, mõõtsime kettaid, rääkis mulle hästi palju üldse siduriketastest, mul on 3 ketast siin. Kettad on kulunud miinimumpiirile, ehk siis ketta paksus peaks olema 2,6 mm tutikas peast ja 2,2 on juba niimoodi, et peaks libisema hakkama.
Mul oli 2,2 ja veel ei libisenud. Kettid on vaja uusi. Vaatasin, et saab uusi ketteid loomulikult osta. 400 midagi eurot. Juhuu. Pole midagi. On vaja, siis on vaja. Otsin siis kuskil 400 eurot ja ostan endale uued siduriketted, sest ilma sidurikettasteta auto ju ei sõida. Kuna driftikal kardaani kinnitus oli nagu oli, siis tegime natukene paremini. Nüüd on sellised ilusad keevitatud kerekülgetükid. Ehk siis tugilaager ongi siin lihtsalt vastu. Enne ta oli lödi siin, käis edasi tagasi vasakule paremale. Nüüd on ikka väga hästi, väga ilusad kronsad. Hetkel on nad krundi all ja need on vaja värvida. Järgmine etapp, mida me teeme esimest korda, proovime vähemalt tõstuke peal autot pesta, sest ta on päris must. Vaatame, tõõtshoovad peaksid olema sinised, siis me näeme, et nad ei ole sinised. Sama asi on ka näiteks siin pool, et ma natukene hõõrusin, sinine värv tuleb välja ja kõik see väga palju mustast. Nii ilus kohe vaadata, et sinised õõtsad on nüüd taas sinised, valged vedrud on nüüd taas valged ja üldse täiesti teine asi. Ja lihtsalt lisaks on ka endal palju mugavam autoga tööd teha. Puhtamas autos on palju mugavam. Keerame auto ümber, teeme nüüd kapoti alt samamoodi, põhja alt eespoolt. Ma arvan, et selleks korraks on kõik. Auto on pestud, mootor on pukis ja kardaan on ka tehtud. Järgmises osas jätkame, sest muidu see osa venib liiga pikaks. Arvestas ma hakkasin filmima seda 20. detsember, ehk siis pool aastat põhimõtteliselt. Aga aitäh, et sa vaatasid seda videot, võeta like, kirjuta kommentaar, jälgi mind Facebookis, Instagramis ja nüüd ka YouTube'is ja näeme juba varsti. Tšau!